Okei, ma räägin siis natukene selle näituse Armastuse õitsengu Hurma ja Kaduviku lood tagamaadest ja ka enda teekonnast selle teemani jõudmise suhtes. Et siis need pildid on siin valdavalt Kagu-Aasias pildistatud viimase 5-6 aasta jooksul. Ja minu jaoks oli üldse see, et ma sinna Kagu-Aasiasse jõudsin, oli väga oluline murdepunkt mu elus, sellepärast et ma olin hästi pikalt Tartus, 13 aastat, tulin siia õppima, siis jäingi siia, Rakverest tulin. Ja siis selle Tartu aja jooksul oli nagu väga põnevaid ja erutavaid perioode, aga mul lõpus hakkas kuidagi see kõik ära sumbuma, ma muutusin natuke antisotsiaalseks, sõbrad kadusid ümbert ära, jäin kuidagi nagu üksikuks. Varem olin küll nagu hästi actionis ja bändides ja nagu alternatiivkultuuriga seotud ja nii, aga mingi hetk mul nagu kuidagi jooksis kinni siin Tartus ja üldse Eestis see olek. Aga siis selle Tartu perioodi lõpuks ma ikkagi läksin lõpuks Tallinna, olin seal Kalamajas Soo tänaval 2 aastat, aga siis mul oli viimane suhe, mis läks katki ja siis ma nagu olin ka seal selles mustas augus tagasi. Ja kuni ma lõpuks nagu võtsin ennast käsile, mõtlesin, et ma lähen sinna Kagu-Aasiasse. Olin ammu sellest mõelnud, tahtnud kogeda seda erinevat kultuuri ja mentaliteete. Ja siis ma lõpuks tegin selle ära ja see tõi mu sellest letargiast, kaamosest, mis isegi suvedel jätkus välja. Ja järsku oli kõik nagu hästi värviline, huvitav, erutav. Et jah, see nagu tõi mind nagu tagasi värviküllusse ja ma olen sellele hullult tänulik, et ma lõpuks sinna läksin. Nii, aga see transteema. Kuna meie kultuuriruumis on seda teemat hästi vähe, see on natuke nagu tabuks muudetud, et seal on sellise stigma küljes, siis ma olen nagu oma loomingulises tegevus ka püüdnud seda vähendada, ma olen teinud erinevaid performance'eid, käsitlenud seda teemat ja ma ei ole nagu häbenenud seda, et ma arvan, et siin ei ole midagi taunimisväärset, et minu arust on elu ja inimesed huvitavad kõigis oma erinevates tahkudes ja võimalustes. Ja sellepärast oligi eriti vinge, et kui ma lõpuks jõudsin Kagu-Aasiasse, siis ma sain tunda seda ühiskonda ja kultuurikorraldust, kus transinimesed on täiesti aktsepteeritud. Ja ma tahtsin väga kogeda seda ja see tundus kuidagi nagu utoopiline mulle, arvestades seda meie keskkonda. Ja siis jah, nendel reisidel mul nagu tekkis päris palju, ma kasutasin äppe tollal palju ja mul tekkis palju kontakte erinevate transsoolistega erinevates Kagu-Aasia maades, paljudega oleme kontaktis senini. Ja ma olen algusest peale, mul oli alati kaamera kaasas, mulle meeldis nagu natuke ohtuda või niimoodi öösiti nendes Aasia metropolides üksi kuskil parkides ringi hulkuda. Süda tagus rinnus, aga hästi huvitav ja põnev oli kogu aeg. Ja siis et ma jooksvalt ka pildistasin kogu aeg. Et sellel näitusel siin on nagu väike osa sellest, mida ma olen nende viimase 5-6 aasta jooksul pildistanud. Et siin on nagu selline oma, et väike kokkuvõte või tervik sellest loodud. Siin nendel piltidel on portreteerituks Adele Indoneesia pealinnas Jakartas. Et ma olin seal Jakartas ainult hästi põgusalt. Indoneesiat ma tahtsin ka väga ammu juba külastada. Ja kui ma lõpuks sinna jõudsin, see oli alles 2 aasta eest. Et siis ma tegin nagu tüüpilised reisi, et ma olin seal Balil natuke aega, 2 nädalat ja nädala Jakartas. Ja miks ma sinna läksin, oli see, et mul sai Tai viisa läbi ja seal peab kogu aeg niimoodi laveerima. Et viisa saab läbi, siis teed mingi puhkusereisi, ärireisi
mõnda muusse maasse, siis tuled tagasi, saad uue templi, võid jälle Tais olla. Ja siis Indoneesia oli mul ka nagu üks selline variant, aga ma teadsin ka, Indoneesias on väga levinud ja esindatud see variade kultuur ehk transsooliste, aga nad on islamimaa ja ma olen kuulnud, et neid diskrimineeritakse seal tohutult. Aga samas nad on nagu Filipiinidel ja mujal Tais, Laoses, need on igal pool olemas, need variad ja üldse LGBT inimesed. Ja siis ma seal Indoneesia Jakartas nagu võtsin mingi backpackerite alasse endale toa paariks esimeseks päevaks ja ma kohe esimesel päeval kohtusin Adeliga. Ja ta oli selline hästi ovaalne ja ülisõbralik mu suhtes ja nii pakkus kohe välja, et ta võib mulle linnatuure teha ja eks tal oli muidugi see agenda ka, et saaks teenida selle pealt, mis on täiesti arusaadav, et turistid tulevad ja sellest pole midagi imelikku. Aga ma ise olen alati püüdnud vältida nagu seda, et need suhted või need tutvused läheksid seda teed, et seal nagu see raha paistab ja oluline on. Ma olen alati seda tahtnud vältida iga hinna eest. Võib-olla algus oli see nagu keerulisem, aga nüüd nagu olles rohkem selle kultuuri sees olnud, on seda nagu lihtsam saavutada. Anyways, need 3 portreed on tehtud ühel ööl ühes Jakarta pargis, kus ma istusin koos Adeli ja tema kaaslastega. Seal oli paar geikutti, prostituudid, mõned naised ja ma pean kohe tunnistama, et mind on alati prostitutsiooni diskursus kuidagi väga nagu kütkestanud ja huvitanud. Et seal on sellist nagu inimeseks olemise rõõmust ja valu ja nagu meeleheidet ja see on nagu nii elav kuidagi minu jaoks, et seal on nii palju seda materjali. Nagu traagikat, õnne, pettusi, see on nagu ammendamatu mängumaa. Et jah, et ma olen nagu päris palju, Kagu-Aasias üldse paljud transinimesed, väidetavalt isegi 80% võib-olla transnaisest on mingil määral prostitutsiooniga kokku puutunud. Et see on nagu kuidagi tingitud ka sellest, et võib-olla neid siiski ei taheta aktsepteerida nagu tavalistesse ametitesse, et neile jääb ikkagi see nagu siuke mingi glamuuri või ilu või siuke seksimaailm. Et nad on tihti nagu ilusalongides töötavad ja enamik neist omab ka prostitutsiooni kogemust. Ja huvitav on see veel, et näiteks Taimaal ei ole prostitutsioon tabu. Et nagu meie kultuuris, siin valges lääne kultuuris on selle sageli mingi selline nagu paha maik juures. Aga seal on see lihtsalt üks töödest ja raha teenimisvõimalustest. Hästi levinud on lood, kus näiteks paljulapseline vaene maa-alast perekond saadab mõned lapsed linna raha teenima, kas või prostitutsiooniga. Ja siis nad toetavad oma peresid, saadavad neile aeg-ajalt rahad ja nad on nagu selle eest austatud ja hinnatud inimesed oma kogukonnas ja ühiskonnas üldse. Et meie kultuuris tundub see täielik tabu. Kui näiteks mõne paljulapselise perekonna üks poeglaps hakkab hoopis tüdrukuks ja teenib ennast müües linnas raha, et oma pere ja kogukonda toetada, sest seal on see nagu üks võimalustest ja isegi hinnatud võimalusi. See oli väga huvitav, nagu oli seda kogeda ja mõista, et asjad võivad ka niipidi olla. Ja Adel rääkis mulle ka oma lugudest hästi palju, et kuidas ta on hostinud erinevaid inimesi, turiste, kes on käinud Indoneesias, rääkis ka valgetest Ida-Euroopa transnaistest, kes olid nii piltilusad, et isegi tema ei saanud aru, et tegelikult oli trans. Et see on nagu hästi huvitav, et Kagu-Aasias on millegipärast inimesed on nii androküünsed ja nad on nagu selle
soolise identiteedi suhtes nii rikkad, et seal on nagu, mulle tundub, et kuna nad on nii androküünsed, siis on ka palju lihtsam saada ilusaks transnaiseks poisil või meessoost isikul. Ja see on nii lummav ja huvitav, et paljud neist on seal nii kaunid, et ma arvan, meie lääne kultuuriruumi valged inimesed ehk farangid, tai mõiste, foreigner, võõras, farang, valge, et paljud farangid ei teeks nagu vahet isegi, et nad ei saa aru, et kas on päris naine või leidipoi või neil tekkis seda küsimust isegi. Ja see oli minu jaoks ka nagu täielik nagu maagia, kui ma nägin, et on sellised inimesed ja need ei pea tikutulega otsima, vaid nad ongi su ümber sageli. Jah, aga Adele oli siuke nagu, kindlasti palju elu näinud ja natuke nagu napsu meeldis talle ka võtta, pakkus mullegi ja ma siis eriti ei tahti enam juua ise. Aga ma hängisin temaga küll paar õhtut ja ta ütles mulle, et palun tule tagasi, me ootame sind, sul on nüüd siin perekond. Ja siis ma ütlesin, et jah, kui ma tulen tagasi, ma otsin su üles. Aga jah, siin näitusel on nagu, mis mind on väga huvitanud, on ka ikkagi metropolid ja suurlinnad ja ka suurlinnade arhitektuur ja loodus, et need on just need öised retked ja üksi trippimised. Et jookseb mingi hiigelsuur rott üle jala ja prussakas tuleb peaaegu püksis ääres sisse ja hüppad eemale ja siis näed, et mingisuguses kontravalguses valgustub imekaunilt üks metsik lill sealt võsast välja. Ja kuskil kõrval hingab keegi kummiliimi. Et mul on nagu meeldinud sellised natuke võib-olla traagilised, melanhoolsed momendid, nii nagu mulle meeldib ka näiteks muusikas ja üldse kunstis. Meeldivad ka natuke sellised tumedad teemad või natuke melanhoolsed lähenemised ja meloodiad. Et ma arvan, et see on mu hinges ja ma nagu suhestun ja connectin ka selliste asjadega. Et sellepärast nagu selles näituses on ka päris paljud on tegelikult need portreteeritud on sekstöölised. Mitte kõik, aga päris paljud on nagu sellega seotud olnud. Ja ma kuidagi instantly saavutan nendega kontakti. Siin see kaunis inimolend, pühadus, on üks Filipiinide Metro Manila tüdruk, KC. Mis mulle tema puhul meeldib, on see, et ta kasutab julgelt oma tegelikku sünninime ja passinime senini, Kevin, et ta üldse ei põe selle pärast. Et mulle meeldib see nagu eneseuhkus ja aksepteerimine ja ausus selles suhtes. Ja ta on modell ja töötab televisioonis sarjade stilistina. Nii et tal on nagu selles suhtes väga hästi läinud, et ta ei pea kuskil nagu getos või slummis vaatama, et kuidas hakkama saada rahadega ja nii. Et ma kohtusin temaga ka tänu dating äpile, Badule vist. Ja kohe, kui ma ta pilte nägin, ma mõtlesin, et ma pean selle inimesega kohtuma, nagu ma pean temaga suhtlema. Ja see õnnestuski, see oli uskumatu. Ja me oleme reaalselt kohtunud ainult põgusalt võib-olla 2-3 korral. Ma olen Filipiinidel 2 korda käinud, mõlemal korral. Järgmine kord saime ka kokku. Olime
tegime, meil oli õhtusöök ühes hirmkallis high social restoranis, mu viimased säästud läksid enam-vähem. Aga mulle meeldib see, et me suhtleme siiamaani ja ta on ka nagu minu muutustest ja identiteedi muutumisest, voolamisest teadlik, et me suhtleme ka nendel teemadel. Ja ma arvan, et ka tema on tegelikult selle eskort eluviisiga mõnevõrra seotud olnud, aga praeguseks on ta vist selle nagu seljatanud ja tal on regulaarne üks valge supermodell boyfriend ja nüüd nad avasid mingisuguse väikse koogipoekese, et kõik läheb nagu nii ilusti, mul on hea meel selle üle. Aga Casey'ga kohtumine, see oli minu jaoks nagu, mul oli niimoodi, et see oli midagi nii võimsat, et mulle tundus, et ma olin nagu mingisuguse pühadusega sain kokku lõpuks ja piltide pealt sain juba sellest aru. Ja siis see õhtune jalutuskäik seal Makati parkides ja kohvikutes, jõime smuutit ja mahla ja siis pärast ma küsisin, kas ma võin sust mõned pildid teha. Ja siis ta ütles, what, now? Ma ei ole valmis. Ma ütlesin, come on, muidugi kohe. Ja siis nagu ma pildistasin võib-olla 8 kaadrit selle 1 minuti jooksul, kui ta lõpuks mulle nagu selle nõusoleku andis. Siin on nendest väljas ainult 1, kuigi seda näitust nagu kokku pannes ja koostades ma mõtlesin, et võib-olla paneks need teised ka siia ümber. Aga praegu ta jäi ikkagi uhkesse üksindusse. Ja ma väga loodan, et me kohtume kunagi uuesti. Ja ma elan talle väga kaasa ja ma tunnen, et ma olen nagu üliprivilegeeritud selles suhtes, et ma temaga kohtusin. Sest see oli ka nagu mingi filmi või raamatusse minek ja seal olek. Yes. See on Liida. Mingi aeg Facebookis tal oli mitu kontot. Ühe nimi oli Sad Liida. Üks oli Yin Sopat. Ma arvan, et see on mingi Kambodja nimi. Ma kohtusin temaga Phnom Penis, Kambodja pealinnas, kus ma viibisin kõigest 2 nädalat, kui ma seal esimest korda käisin. Ja ma mäletan, et ma rentisin nagu hästi võimsa mountain bike'i endale, millega seal selles hullumeelses liikluses ringi kütta. Ja seal keegi eriti jalgratastega ei sõida, et kõik vaatasid siin nagu mingit kuutõbist. Aga mul oli selline hästi võimas paksude kummide ja käikudega ratas, millest võisid nagu läbi tule ja vee kütta. Ja siis ma mäletan, et ma sõitsin mööda seda linna sellega fotokott kaelas ringi selle rattaga. Otsisin uusi kohti ja lihtsalt nagu sõitsin tundmatusse. Ja üks õhtu ma kohtusin selle Liidaga, kes töötas nagu seal girli baarides, tüdrukute baarid. Et ta oli nagu baargirl seal ja ühtlasi oli ta eskort. Ja meil tekkis nagu hästi hea kontakte, näitas mulle linna juba järgmisel päeval, näitas seda vana Vene turgu seal ja rääkis mulle oma elust. Ta oli oma väikse õega tulnud Kambodža mingisugusest külast maakohast Phnom Penhi õnne otsime parema elu peale. Ja ma usun, et tal oli palju neid austajaid ja armukesi, aga ometigi oli temas mingisugune selline imelik nagu tuum või nagu siuke raskus oli kogu aeg kaasas. Ja ta oli selline üsna bipolaarne, mulle tundub. Ja selle 2 nädala jooksul, mis ma Phnom Penhis olin, ma võib-olla veetsin temaga koos mõned päevad ja õhtud. Ta viis mind nendesse girli baaridesse sisse, nii et me ei pidanud isegi seda entrance fee'd maksma.
ega baaritüdrukutele drinke välja tegema, kuidagi nihverdas mu sinna sisse, olin nagu omaks võetud. Ja üks päev kutsus ta mulle külla. Ja siis, kui ma jõudsin lõpuks tema poole, Kambodžas üldse, Tais on hästi palju, kahelkividega on nagu dekoreeritud elamised, põrandad, seinad. See tundub meile natuke imelik, aga samas seal nende kliimas on see kuidagi, sa saad aru, et see on nagu optimaalne lahendus või selline, et nagu see ei lähe liiga kuumaks, kerge puhastada, jätab sellise puhta mulje. Ühesõnaga see Liida kodu oli nagu üleni kahelkividest vooderdatud. Seinad, põrandad, kõrge lagi. Ja siis ta oli poolpaljalt seal nende kahelkivide peal ja nuttis. Ja see oli nagu nii võimas vaatepilt, et ma lihtsalt nagu värisedes seisin seal ja oleks tahtnud teda lohutada või aidata, aga seda oli raske teha ja pilti ka ei olenud teha. Aga ma ei unusta seda mitte kunagi. Ja ta rääkis oma raskest nagu põlvest ja elust, et kuidas nagu otsaga kokku tulla. Ja siis paari päeva pärast pidin ma sealt Phnom Penhist lahkuma ja mäletan see viimane hommik. Me saime veel kokku ja võtsime tuk-tuki, ma pidin viima sõpradele mingisuguseid ravimeid Kambodža apteekidest ja silmatilku, mida Tais saada ei ole. Kambodžas on niisugune nagu metsik lääs või metsik ja siis sealt saab osta nagu selliseid retseptiravimeid ja et see on nagu kogu asjas hästi levinud, et need valged, kes seal käivad, teavad, et kust mida saab nagu. Ja siis nagu võtsime tuk-tuki ja Liida viis mind läbi erinevatest apteekidest, kus saime kõik need, mida vaja oli. Ja siis ma läksin lennujaama edasi. Jätsime hüvasti ja me jäime Facebookis suhtlema ja siis umbes, ma ei tea, võib-olla kuu aega hiljem või nii, või oli see natuke kauem, ma täpselt seda ajakulgu ei mäleta. Ta saatis mulle vahepeal ühe Nirvana loo I hate myself and I want to die. Ja ma mäletan, et me nagu ei suhelt sel teemal, et talle selline muusika meeldib. Ja see oli minu jaoks nagu äärmiselt tugev lisaühendus. Sest ma olin nagu siiralt lummatud sellest, vau, et meil on see on meil ka ühine. Ja see lugu I hate myself and I want to die, mul oli hea meel, et see talle meeldis. Ja võib-olla paar kuud hiljem tegi ta enesetapu. Ja mul on isegi netist salvestatud failid ühest kohalikust meediaväljaandest, kus Liidal oli üks ilus selline heleõhuline suvekleit seljas. Ja ta keha oli hästi kange. Ta poos ennast üles ja nägu on ära pikseldatud. Ja artiklis pildi juures on tekst, et ta võitles pikalt depressiooniga ja lõpuks tegi enesetapu ja teda nimetati geimeheks, mitte transnaiseks, isegi seal kultuuris. Et see oli kuidagi nagu valus või arusaamatu mu jaoks. Et nagu selline hästi liigutav sõprus ja tutvus oli mul selle Liidaga. Mäletan, et jalutasime seal pargis ringi, see on üks Phnom Penhi keskelt park ja hästi paljud inimesed saavad õhtul kokku. Igal pool maas vedelevad mängukaardid, seal prügi vahel, näomaskid. Ja neid õnneotsijaid on nagu kõik kohad täis. Aga Liidal oli niisugune nagu selline siiras sarn või väljapeetus, mis oli hästi kaunis. Kahju, et ma rohkem ei saanud temaga koos olla. Ja need portreed on ka pildistatud ühel õhtul. Ja ega ma ei pildistanudki teda palju, võib-olla paar korda. Küll on ka mingid filmiseebikaga koos tehtud pildid, kus me oleme koos ühes ööklubis, aga neid ma ei näita mitte kellelegi. Ja üldse, et sellest näitusest rääkides, et siin nagu kontseptsioonis jooksis ka see läbi, et see on ka minu enese leidmise lugu ja nii.
et siis ma ei ole tahtnud ennast nagu visuaalselt siia näitusesse eriti sisse tuua, kuigi seal viimases ruumis videos ja Akiga koos portreedes ma olen sees põgusalt. Aga see minu kujunemine ja oma tee leidmine, et see võib-olla tekstides tuleb nagu üksjagu läbi. Aga jah, ma ei tahtnud ennast siia väga sisse tuua, et ma olen ikkagi siin see, kes on kaamera taga. Aga teataval määral on kõik need portreed siin ka nagu peegliks mu enda jaoks. Et nad on pildistatud nagu siiralt ja ausa imetlusega, aga samas ma olen ka pildistanud seda ideaali ja ime. Nendel fotodel on Sandra Blue, kellega ma reaalselt kohtusin kõigest 3 korda 1,5 aasta jooksul, aga ta jättis mulle täiesti kustutamatu mulje elu lõpuni. Ta oli selline nii-öelda high class escort, kes oli planeedil ringi reisinud päris palju. Tal oli kogemuste pagas ja erinevad tutvused, mis tal olemas olid. See oli samuti nagu raamat või film ja mulle meeldis see, kuidas mul tekkis temaga hästi kiiresti selline usalduslik suhe, nagu sõprus. Aga samas oli seal nagu selline flirt ka sees ja nagu hästi huvitav ja inimlik. Ja mulle meeldis kuulata tema lugusid, kuidas ta rääkis oma erinevatest afääridest, austajatest. Moskvas oli tal mingi pikaaegne kõrge sotsiaalse positsiooniga meesaustaja, aga ta lemmikmaad olid Norra ja Jaapan. Norra kindlasti seetõttu, et hästi rikas maa ja lõhe talle väga meeldis. Ja mul tekkis temaga instant, ma olin Akiga lahus siis, meil oli just see aeg, et nagu olime jälle Riiuga lahku läinud ja go your own way. Ja siis ma olin küll kurb ja ma igatsesin Akit taga, aga samas mul oli nagu üle mõne aja jälle selline legitiimne vabadus käes, et ma sain nagu tutvuda erinevate inimestega ja ma Sandraga tutvusin niimoodi, et ma nägin jällegi mingist äpist, et ta oli minu kodu lähedal, kõigest mingi 2-3 kilti minu kodust ühes hotellis ja ma rääkisin talle, et please, kas ma võin sinust mõned portreed pildistada, et sa oled nii eksootilise, ilusa välimusega. Ja mu üllatuseks ta ütles kohe, et okei, ja miks mitte, et tule siia. Ja ma võtsin takso, olin seal juba mingi poole tunni pärast kohal ja siis ta oli selles hotellitoas koos oma sõbrannaga, kes on üks nii-öelda lao ladyboy, kes on siin nurga taga see punases tegelikult, see portree. Et nad olid kahekesti ennast nagu valmis sättimaks õhtuks või ööks, tegid meiki ja see oli nagu võrratu, kuidas see Sandra võttis mind kohe omaks, nagu ma sealt tuppa astusin, meil oli nagu sellised pilgud kohtusid ja me tundsime, et me nagu saame üksteisest aru või kuidagi hästi kummaline tunne oli. Ma olin küll aukartust täis, üliviisakas, ettevaatlik, kuidas suhelda, asjadest rääkida, aga ma tundsin, et meil nagu kohe instantly tekkis see nagu inimlik kontakt ja mõistmine. Ja see pilt ongi pildistatud selles samas hotellitoas, siin tegelikult ebateravalt on ka see Lao Katõi näha, kes oli mingid ilutusvõistlused kinni pannud ja nagu modell olnud, vist isegi rahvusvaheliselt, aga nagu ka escort töö peale jäänud. Ja selle meie esimesel kohtumisel ma tegin need pildid ja ma kohtusin temaga võib-olla 2-3 korral veel ja ma hüppangi nüüd kähku ajas edasi.
Vahepeal, kui me suhtlesime, siis Sandra kutsus mind külla, tal oli Pattayas väike lihtne korter, väike valge sülekoer oli ja ma täiesti kujutasin ette, et ma võiks nagu olla temaga suhtes, kas siis sõbrana või ka armastajatena. Ja me olemegi seal väikses tema korteris ja ma paikan seda koera ja elu on ilus. Ja see mustvalge pilt on pildistatud meie viimasel kohtumisel, kui Sandra oli jälle Bangkokis ja võib-olla meie eelmisest kohtumisest oli mingi peaaegu aasta, 7-8 kuud võis möödas olla. Ja siis me saime kokku, me läksime McDonaldsisse sööma, sest talle meeldis süüa McDonaldsi riisiroogasid. Ja kui ta sõi, siis ta suu matsus. Ja ma vaatasin neid kauneid huuli ja kuidas see riis seal nende vahelt sisse läks. Ja ta sõi hästi matsutades ja ma olen hiljem ka erinevate tai inimeste käest küsinud, et teate, et meie kultuuris on see nagu veits tabu, kui inimesed niimoodi söövad. Et siis Aki vastas mulle selle peale ükskord, et but Thai food is so spicy, et sa pead õhku vahele laskma, nagu, et see on normaalne. Ja seal olles nagu harjud ära sellega. Meie kultuuris nagu ei kujuta väga ette, et keegi niimoodi hästi valjult lauas matsutab. Anyways, me käisime McDonaldsis söömas, see viimane kohtumine. Ja siis jalutasime lihtsalt ühe kaubanduskeskuste ala keskel olevale väljakule, Siam Square. Ja ma nägin selle jalutamise käigus, või kohe, kui me saime kokku see õhtu, siis ma nägin, et Sandra oli muutunud. Et nagu see selline vampnaine või see võimas Amazon, mis temas varem oli, lisaks sellele siirusele ja inimlikkusele, mida ta mulle kohe näitas. Et see vamp oli nagu kuidagi hakanud ära feidima ja ta ei teinud enam suitsu, kuigi ma mäletan, et see 7-8 kuud tagasi, kui me koos kinos käisime, siis ta ütles, et ta kunagi ei lõpeta suitsetamist, kui me peale seda filmi mingi 2 suitsu mõlemad järjest tegime ja juttu rääkisime tänaval. Ja siis ta oli jätnud suitsetamise maha ja ta püüdis varjata oma sellist õrna vältimatut köha. Ja ta juuksed olid nagu nõrgemaks jäänud, nahk ei olnud nii sile enam. Ja siis ma mäletan, et kui me istusime seal pingi peal, nende tulede säras seal kapitalismi templis, kaubanduskeskuste vahel, siis ma mäletan, et ma võtsin oma kaamera välja ja mul oli nagu kaamerat kuidagi raske paigal hoida. Ja ma ei pidanud Sandrale mitte midagi isegi ütlema, et kuidas olla või pildile jääda. Ma lihtsalt otsisin seda kompat ja samas ma tundsin, et ma ei julge küsida ta käest, et kas sa võiksid palun kaamerasse vaadata. Ma tundsin, et see ei olnud nagu sünnis sel hetkel. Ja siis ma lihtsalt hinge kinni hoides vajutasin päästikule, kuidas ta nagu sulnilt kõigest eemale vaatas. Nagu kuskile kaugele või enda sisse või nii. Ja see ongi see foto. Ja siis umbes 6 aega hiljem või nii, mul oli Eestis, oli see 2 kuud hiljem, midagi sihukest ma täpselt ei mäleta enam. Mul oli Eestis naasmine hästi lähedal, ma olin pikalt Tais ära olnud ja siis Sandra kirjutas mulle, et kuule, et mul ei lähe hästi, et ma olen siin Pattayas haiglas ja et kuidas sul läheb, äkki tuled mind vaatama või nii. Ma tahtsin väga minna ja mul oli jäänud mingi 5-6 päeva Eestisse lennuni ja millegipärast ma ikkagi ei jõudnud seda ära teha ja ma täiega kahetsen seda, et ma ei läinud, see on ainult 200 kilomeetrit. Ja ma ei jõudnud sinna ja samal ajal läksid Facebookis ja netis fotod Sandrast, kus ta on seal haiglapalatis, millel ei ole isegi seda õhukonditsioneeri, et ta oli ainult nende ventilaatorite tuules seal, sest tal ei olnud vist piisavalt ressursse, et nagu airconiga tuba endale lubada. Ja ta oli väga austatud Tai-Kathõide kultuuris, nagu ta oli hästi tuntud Pattayas ja Bangkokis.
ja siis need fotod läksid vairaliks ja mul on need ka nagu salvestatud ära kõik. Ja siis ma tulin Eestisse tagasi, ma ei näinud teda enam ja siis ma sõitsin, võib-olla mingi nädal-kaks hiljem sõitsime, juunikuu oli Tallinnasse Rakverest oma vanemate autos, istusin Tallinn Art Week või mingi selline üritus oli, mul olid mõned fotod seal väljas nagu Vabaduse platsil. Ja siis me sõitsime hommikul oma perega Tallinnasse ja ma Facebookist nagu tegin telefoni lahti ja vaatasin, et järsku olid need rest in peace message'id Sandra seinale tulnud sõprade poolt. Ja siis nagu lihtsalt kivistusin ära ja ma eriti ei suutnud kellegiga sel päeval rääkida. Ja ma tundsin tohutut kurbust ja kahetsust, et ma ei läinud sinna Pattaya haiglasse talle külla, oleks tahtnud talle pai teha ja naerda koos natukene. Ma arvan, et see oli nagu päris nagu tõeline armastus, kuigi me kohtusime eraselt mingi põgusalt ainult 3 korda, üks õhtu koos või niimoodi, 3 korral. Ja ta oli ka selline jumalus. Ja tema oli ka selline üks vähestest nendest paljudest katöidest, kellega ma olen suhelnud ja sõbrad olnud. Siis tema märkas kohe nagu minu naiselikkust või seda gender fluidityt ka ja talle see isegi meeldis. See oli ka hästi üllatav, sellepärast et tai kultuuris nagu enamasti peetakse seda tabuks, kui katöi on katöiga koos. Et katöi on pigem siis kas tomboiga või päris mehega koos, aga sellist varianti, et 2 transgenderit on koos nagu eriti ei aktsepteerita. Ja ma tundsin, et Sandra sai minust täiesti aru nagu, ja meil oli see totaalne mõistmine ja aktsepteerimine. Et see oli eriti spets. Et jah, ma olen väga õnnelik, et ma temaga kohtusin ja ma isegi hiljem tegin Kultuuritolmul ühe performance'i, kus ma kasutasin seda kogemust ja mul on isegi salvestatud Sandra matustest üks nagu klipp Facebookist, kus Kuldses templis nagu hästi glamuurne katöi tuleb sealt trepist alla ja laulab nagu Junko Bond, oli ta täikeelne nimi, ja laulab nagu hüvasti Junko Bond. Ja mul on see siiamaani iPadis alles ja kui ma seda vaatan, siis ma hakkan lahinal nutma, nii et ma eriti ei taha vaadata. Aga see oli hästi oluline kogemus ja tutvus mu jaoks nagu kuidagi defineeriv. Hakile ka hiljem rääkisin Sandrast, Haki ütles, et kõik Pattaya sõbrannad teavad ja austavad teda, et ta oli nagu siuke kuninganna, hästi VIP nagu selles skenes ja üldse nagu taiga töide seas ka. Ja ma olen üli rahul sellega, et meil nagu kuidagi oli siuke hingeline side. That's something. Fandina Kadirak. Ma mäletan, et kui ma Akiga suhtlema hakkasin jälle üle neti, siis ta tundus mulle kohe kuidagi teistmoodi või eriti huvitav võrreldes paljude teistega. Ma mäletan, tal olid tollal nagu punaseks väritud juuksed, natuke siuke pungilik soeng, küljed puhtaks, lühikeseks aetud ja siis siuke nagu face, no ei saa öelda Herokeesi motiiv, aga seal oli mingisugune pungi energia või väärtus sees ja ma kohe tundsin, et ma tahan temaga kohtuda, ma tahan tema portreed. See oli mul esimesel Kagu-Aasia reisi ajal, täiesti reisi lõpus. Et ma mäletan, ma olin juba temaga olnud ühenduses paari nädala jooksul ja siis oli reaalselt mul jäänud nagu vist viimane öö Bangkokis ja ma ütlesin, et saame kokku, please, et ma olen fotograaf ja ma tahan sust portree pildistada, et sa näed nii äge välja. Ja ta kartis tulla
ja ma mäletan, et mul oli järgmine hommik mingi 8 lend ja siis lõpuks me saime kell 10 õhtul kokku seal Pimedal tänaval. Ta elas seal minu sellel hotellil hästi lähedal. Ja ma mäletan, kuidas ta tuli selle nagu hämaralt valgustatud alleel minu suunas. Ja juba see kuidagi nagu mulle söövis see totaalselt mällu. Ja siis oli nõnda, et ma tahtsin enne kõike teda pildistada. Ma tahtsin, et mul oleks portree, et ma näeksin nagu selle inimese silmadesse ja hinge ja selline klassikaline fotograafi mõtlemine. Ja see pilt ongi tehtud sellel esimesel kohtumisel. Ma tegin võib-olla mingi 3-4 kaadrit. Siin näitusel on väljas 1. Ja ma tahtsin, et ta oleks nagu siiras ja aus seal mu kaamera ees. Meil ei olnud mingisugust nagu seksuaalset pinget või atmosfääri. Ma olin totaalselt fotograaf ja ma tahtsin, et ma saaksin selle ilusa erilise inimese oma sinna digisensori peale. Ja ometigi me jäime suhtlema. Ma tulin Eestisse ära juba järgmine hommik. Ja võib-olla siis läks 1,5 aastat mööda, kui ma uuesti Taisse jõudsin. Ja kui ma jõudsin Taisse tagasi, siis juba väga lühikese aja jooksul me leidsime endale korteri 23. korrusel imelise vaatega Bangkoki peale. Ja ühtäkki me olimegi paar. Ma ise mõtlen ka, kuidas see nagu nii kiirelt progresseerus ja nii kaugele jõudis. Ja mina olen selline rahulik Põhjamaa hing, aga Aki on nagu tuli. Ja meil on hästi palju olnud probleemseid värke ja nagu ma ei ole kunagi varem vist olnud sellises love and hate suhtes nagu temaga. Ja me oleme korduvalt lahku läinud, lubanud üksteisele, okei, nüüd on kõik fine, et vabadus, go your own way. Ja siis ikkagi läheb niimoodi, et me saame uuesti kokku. Ja ma tõesti tunnen, et ta on mu jaoks ülioluline. Ja ta on maapiirkonnast pärit. Õnneks ta ema kohustas teda minema õppima meditsiini, et ta ei jätnud oma haridusteed pooleli, nagu paljud ta ladyboydest sõbrannad, kes läksid väga noorelt juba Pattajasse eskorttüdrukuteks ja baaritüdrukuteks. Ja ta ema ütles, ei, sa pead edasi õppima. Ja ta õppis medõeks ja hakkas töötama Bangkoki erinevates ilukliinikutes. See aeg, kui me kohtusime, töötas ta ühes kliinikus, mille nimi on SIP kliinik ehk 10 kliinik. Ja tema filiaal asus Tonglori peal, mis on Bangkoki üks tuiksooni. Ja ma käisin õhtuti tal vastas seal ja ma olin äärmiselt uhke selle üle, et minu kõrval on nagu nii eriline ja nii ilus inimene ja selline terane ja jõuline, aga samas ka selline nunnu ja pehme. No ühesõnaga, nagu Aki on selline ülikarismaatiline full pakett erinevatest iseloomuomadustest ja et nagu seal on teemonid ja inglid kõik koos ja minu jaoks on see äärmiselt huvitav. Ja seal on ka midagi sellest punkrockist, mille suhtes ma vist elu lõpuni tunnen tõmmet. Ja Aki töötas ilukliinikutes, kõik oli fine, kui me käisime kuskil restoranides või ööklubides, siis tulid isegi kohalikud kuulsused meie juurde ja tulid tervitama meid ja teda. Ja ma tundsin, et ma olen selles eksootilises kultuuris järsku nii sees ja see kogemus oli ülihinnaline.
aga hiljem, paari aasta pärast, läksime siiski lahku ja Aki läks järgi oma sõbrannadele Pataiasse. Ja see muutis teda väga. Peale seda Pattaia kogemust oli ta nagu teine inimene, tohutu elukogemus, rikutus, küünilisus, mingid sellised omadused, mida temas varem ei olnud, need olid kõik olemas. Pluss ta oli sina peale saanud ka crystal methiga ehk siis methamfetamiini suitsetamisega, mis on Kagu-Aasias nagu epideemiliselt levinud erinevate ühiskonnagruppide seas ja staatustega inimeste seas. Et see ei ole mingisugune nii-öelda low-life droog. Et seda kasutavad regulaarselt ka väga erineva sotsiaalse staatuse ja positsiooniga inimesed. Ja Aki oli selle Pattaia elu jooksul siis väga lähedaseks saanud selle droogi kasutamisega. Ja see tekitas mulle hästi palju kurbust. Aga see oli ka äärmiselt huvitav, kui niimoodi nagu küüniliselt kõrvalt vaadata. Et siis ühesõnaga me olime peaaegu aasta aega lahus ja kui me uuesti kokku saime, ta tuli mulle Bangkoki külla, siis ta oli hästi väsinud ja ma hoolitsesin ta eest ja tegin kõik ette taha, söögid, värgid, lasin tal puhata ja siis läks umbes 3-4 päeva mööda, kui ta telliski grammi seda samust. Ja mul oli hästi kurb seda kõrvalt vaadata, aga põnev ka, kuidas ta valmistas seda protseduuri ette ja seda piipu ehitas ja välgumihkleid tuunis. Ja ta ei lubanud alguses mul seda pildistada või filmida, aga minu jaoks oli see protseduur äärmiselt põnev ja huvitav. Ja samas mul oli nagu pisar kurgus, kui ma nägin, et kuidas ta seda kõike ehitas ja tegi, aga samas olin ma jällegi selles filmis või raamatus sees ja see oli nii erutav. Ma tükk aega hoidusin sellest, kui ta tegi seda, kuni ma lõpuks ühel hetkel murdsin ja temaga ühinesin. Ja siis me suitsetasime koos. Mind on tegelikult narkootikumid alati huvitanud, et ma ei ole seda teemat nagu kartnud. Ma arvan, et see huvi on tingitud suuresti ka sellest, et missugune kultuur mulle on meeldinud, missugused bändid ja muusika ja kunst. Ja ma olen alati arvanud, et need asjad on inimeste jaoks olemas selleks, et läbi nende nagu kogeda ja areneda. Et see ei pea tingimata olema destruktiivne ja totaalne allakäik. Et kui neid asju targalt kasutada, siis nad on lihtsalt võimalused. Kui ma Taisse jõudsin, siis mind huvitab alternatiivkultuur ja Bangkokis on seda üllatavalt vähe, aga ma leidsin hästi kähku üles nagu need mõned klubid ja baarid ja selle skene, mis on imetilluke. Ma ei teagi, palju Bangkokis inimesi kokku on, 11 000 või 17 miljonit või 11 miljonit, midagi sihukest. Ühesõnaga tohutu metropool. Aga meie mõistes seda alternatiivkultuuri on käputäis inimesi, või rohkem, aga ütleme mingi 4, 5, 6, 7 maks kohta pubi või baari või klubi. Ja mina loomulikult tahtsin nendel üritustel käia, sest mainstream klubides mängib seal igal pool see EDM-i tümakas nagu halastamatult. Ja seda on minu jaoks võimalik nautida ainult siis, kui sa oled purjus. Ja see nagu pikalt selle peale ei sõida. Ja siis ma mäletan, et Aki oli mu peale hästi pahane, kui ma mõnikord nendel underground pidudel
tegin natukene võib-olla pool kommi või triibukokat. Ja ma mäletan, et kui ma läksin koju tagasi ja ta vaatas, et kuule, sa oled nii imelik ja siis ma rääkisin jah, et mis värk on ja nii. Ja ta oli nagu äärmiselt pahane mu peale ja ka mures, sellepärast et Taimaal ja Bangkokis on niimoodi, et kui sa farangina, valge inimesena jääd vahele mingisuguse droogiga, mis on su süsteemis sees või taskus, ja süsteemis sees olid veel ajad, kui politsei tuli ööklubisse sisse ja kõigile tehti uriinitestid nagu järjekorras. Nüüd on see natuke nagu inimlikumaks muutunud, et päris sellist terrorit enam vist ei toimu. Aga siis jah, Aki hoiatas mind ja ütles, et kas sa oled nagu peas segi, et kui politsei sind kätte saab ja avastab sellist asjast, siis sul on põhimõtteliselt elu rikutud. Et siis Tais sa pead maksma oma taskust 1500 kuni 2000 eurot, et pääseda ametlikust menetlusest. Kui sul seda raha ei ole, siis ähvardatakse siin nagu selle juriidilise ametliku protseduuri ja menetlusega, mis tähendab seda, et tõenäoliselt satud sa kuskile mingisse kurikuulsasse Tai vanglasse ja et sealt välja pääseda, siis kogu su suguvõsa ja sõbrad tuttavad kõik maksavad ennast vaeseks. Ja ma mäletan, et minu jaoks oli nagu see kuidagi nagu meil tekkis tüli sellest, et Aki ei mõistnud seda, et meie kultuuris ei ole tabu, et paljud noored nagu kasutavad neid asju aeg-ajalt, kui nad pidudel käivad. Ja et isegi nagu, meil on selline varakapitalistlik ühiskond, aga üldiselt nagu isegi politsei ju saab sellistest asjadest aru tänapäeval juba, et see ei ole mingi selline, et käed raudu ja vangi teema enam. Et ma arvan üldse, et nagu tundub, et kogu maailm ja ühiskonnad liiguvad praegu nagu sellise Portugali näite suunas, et kus pigem droogid dekriminaliseeritakse, nende kvaliteeti ja levikut kontrollitakse ja see on nagu märksa õigem lähenemine sellele probleemile kui see, et piitsa antakse. Ja peale seda Pattaya aega, kui ma Akiga kohtusin, siis järsku oli kõik muutunud. Aki armastas seda Ice'i ühtäkki. Ja mul oli nagu väga raske sellest hoiduda. Ja ma arvan, et ma läksin nagu tegelikult temaga kaasa ikkagi, sellepärast et ma tahtsin nagu, mulle ei meeldinud see droog otseselt, aga ma nägin, et see tõmbas teda nii väga ja siis ma lihtsalt tahtsin temaga kaasa minna. Ja ma olen selle kogemusega tegelikult väga rahul, aga ma pigem hoiaksin sellest droogist eemale. Ja ma tahan, et tema ka selle sõpruse sellega lõpetaks. Tai kultuur on minu arust väga huvitav ka seetõttu, et nii nagu sekstöö ei ole tabu, on samuti see ilukirurgia ja kosmeetiline body modification maailm on seal nagu hästi esindatud ja tavaline. Selles ei ole mitte midagi halba, kui inimesed ennast tuunivad. Selle peale vaadatakse nõnda, et see on okei, kui ta suudab seda endale lubada, siis why not, roheline tuli. Et nagu Tais on lausa näited sellest, kuidas näiteks vanemad kingivad oma 14-aastasele tütrele või pojale sünnipäevaks ninaoperatsiooni. Et paljud Taid nagu, neil on sünnipäraselt sellised natuke nöbininad ja laiad, aga nad tahavad sellist nagu valge inimese nina. See on nagu kuidagi iluideaal ja hästi paljud nagu ka teevad selle ära juba varajases nooruses. Ja korduvalt tuunitakse ümber isegi niimoodi, et mulle see ei meeldi, ikka teeme nüüd niimoodi ja silmad ka ja see on nagu hästi levinud seal. Ja minu Aki oli nagu täiesti selles maailmas sees
ja tema süstis mõnikord oma sõbrannadele ja ka endale botoxid või fillerid kodustes tingimustes, mis on tegelikult illegaalne, seda ei tohi teha, aga ometigi, kuna see kultuur on seal nii levinud, siis selliseid näiteid on palju. Et ta tellis nagu ilukliinikute kaudu hästi kvaliteetset botoxid, see tuli mingis väikses penoplast-kastis jääga kohale, siis tulid sõbrannad külla ja siis ma jälgisin nagu seda protseduuri, kuidas see käis ja mõnikord küsisin ka, et kas ma võin nagu sellest protseduurist pilte teha, aga tavaliselt kõik ütlesid kohe, et no way, absolutely no way. Ja see oli fine. Ma lihtsalt panin kaamera ära ja vaatasin seda. Hästi huvitav. Ja kipub juhtuma ka seda, et nad lähevad natuke sellega liiale, et kui seda fillerit kasutatakse liiga palju ja siis tekivad mingisugused imelikud tüsistused või konfliktid, et kuskilt vajub midagi ära ja järsku on mingi lõug niipidi ja ninast tuleb silikon, hakkab välja piiluma. Et see on nagu hästi kummaline maailm. Natuke selline nagu body modification teema. Ja võib-olla need pildid natukene võib-olla sellised õõvastavad välja, sest nad on ka siin selle Ice'i saaliga kõrvuti. Aga tegelikult ei ole siin nagu midagi hirmsat. Ja ma ütlesin korduvalt Akile, kui ta oli juba ilukliinikutest ära tulnud, et tal on need kontaktid kõik endiselt alles ja teda kutsutakse sinna tagasi tööle, aga millega pärast on elu nüüd nõnda läinud, et ta ikkagi ei ole neid variante vastu võtnud. Ja siis ma olen tal korduvalt öeldud, et come on, et sul kõik sõbrannad tahavad teha neid asju, et nagu tee siis seda ja teeni selle pealt. Aga ta teeb mingi nuudlisupi eest või niimoodi. Et see ei ole nagu mingi rahateenimiskoht kuidagi. Et see on lihtsalt see, et aitan sõbrannasid. Paljud selle näituse portreedest on võib-olla sellised äkki nagu nõudlikuma pilgu jaoks, teadlikuma pilgu jaoks võib-olla isegi liiga klassikalised, sellised natukene nagu fashion portrait stiilis, strike a pose portreed. Aga see on tingitud ka sellest, et mind on nagu moefoto päriselt huvitanud ja ma olen seda diskursust uurinud ja sellega natukene ka tegelenud ise. Et selles suhtes ma nägin Akis ka alati seda modelli potentsiaali ja ma olen teda hästi palju pildistanud, olen teda ka nagu närvi ajanud sellega korduvalt. Kuni ma lõpuks olen jõudnud selleni, et nagu rahu on majas, et pigem on see kaamera kuskil riiulil, et ma ei otsi seda pilti kogu aeg, et ma mõnikord muutusin nagu võib-olla natukene maniakaalseks isegi selles suhtes. Ja ta sai mu peale tigedaks, aga nüüd on nagu fine sellega, et on aru saanud nendest asjadest, et miks see mu jaoks nii oluline on ja miks ma nagu sama mustrit ikkagi kipun jätkama. Et siis see on ka selline nagu natukene moefotokanonis või võtmes pilt. Ma mäletan, et kui Aki selle rinnaopi lõpuks ära tegi, siis kui me sõitsime taksoga koju sealt kliinikust, siis ta oli nagu rahusteid täis süstitud ja iga väikenegi siuke bump või siuke liikluse tänavakonarus tekitas nagu mingi valuaistingu temast seal taksos. Ja kui me jõudsime lõpuks koju, siis põhimõtteliselt ta lesis paar päeva lihtsalt voodis ja ta ei tohtinud ka selili magama jääda, et ta pidi olema sellises istuvas asendis. Ja siis ma põetasin ja hoidsin teda ja uurisin lähedalt, mis siin toimub ja see oli kõik nii huvitav. Ja see pilt on võib-olla tehtud umbes, ma ei tea, 4 päeva peale oppi, kui ta juba natukene ringi sai liikuda. Ja ma mäletan, et meil seal koduaias, kui ma nägin teda seal niimoodi aias ringi paterdamas, siis ma vaatasin kohe, et see on lihtsalt nagu nii võimas ja nii imetlusväärne, et davai, please, tule siia. Ma panin nagu ühe valguse üles, välgu, klassikaline 45 kraadi langev valgus. Ja palusin tal poseerida. Ja tal oli natuke valus, ega ta hästi ei tahtnud seda teha. Kuni me lõpuks läksime täiesti riidu
ja siis ma mäletan, et mul on filmikaameraga üks ebaterav filmifoto sellest, ma ütlesin, et davai, et näita siis, kuidas, mis tunne sul on mu suhtes siis praegu. Ja siis ta lõpuks tegi niimoodi. Ja ma mõtlesin, et see on nagu that's the photo, aga tegelikult see oli ebaterav. Mul millegipärast see väike seebikas ei teravustanud enam õigesti ära. Ja siis nagu sellest sessioonist valisin ikkagi selle pildi siia näitusele. Ja nagu sellise inimliku õrna eelloona on siin kõrval pilt, kus Akil on kurgilatakad näos ja rindade asemel lihtsalt siin käed nibusid varjamas. Ja siis peale selle, kui ma selle pildi ära tegin, siis ma mõtlesin, et kui ma tulen Eestisse tagasi, et siis ma tean nagu, missuguse outfiti ma endale teen, kui ma lähen mingile eriti vingele reivile või nii. Et siis mul oli nagu kõik see näide olemas, aga ma ei ole seda mitte kunagi teinud. Aga see oleks äss. Natuke verd ja need sidemed ja kott käes ja need voolikud. Yes. Kopkun kaatirak. I think I'm more beautiful than this woman. Yes. You need mirror? Huh? You need mirror? The mirror? A mirror. Yeah. Then you can see this. You don't believe? No, then you can see beautiful more than them really. Yes. Yes. I know already. Naturally. My monta, naturally. First kid. Padoi.